Printsess Krõõda unistus. Autor Krista Kumberg. Kuuldemänguks seadnud ja heli kujundanud näiteringi Applaus juhendaja Maila Jürgenson. Tegelased. Varese kuningas Herbert, Aarne Ruuben. Varese kuninganna Hermine, Riin Jürgenson. Printsess Krõõt, Maila Jürgenson. Jaak Hädavares, Andri Joa. Varese noormees Ricardo, Sebastian Kotkas. Varese noormees Villem, Markus Mägi. Varese noormees Rooks, Lauri Nikkinen. Tihane Tiuks, Hanna-Leene Sommer. Varblase vanaema Vurvaara, Mai Torim. Harakas Leonti, Lauri Kõlamets. Esimene proua Tiiu Putralainen. Teine proua Kristiina Pavlenko. Esimene jaapanlane Triin Vanamp. Teine jaapanlane Kaisa Sarnit. Kanaarilind Caruso, Tõnis Hallaste. Pika Elina Tsäko. Päka Oliver Rummel. Jõuluvana Mihkel Laar. Helikujunduses on kasutatud ansambli Parvepoisid, Tiriseb aisakell. Karavan talveöö. Loodushääli Varestelt. Pjotr Tšaikovski Väikeste luikede tants. Haram Hatšaturjan Mõõkade tants. Ja jutustaja osas Maila Jürgenson. Kuuldemäng salvestatud Tartu Raatuse koolis 2020. aasta detsembris. Hämar talvine mets. Tuleb vares Jaak Hädavares. Eeslaval on tihane tiuks. Krõõt, Krõõt, ae, kus sa oled? Krõõt, ega te ei ole siin Krõõta näinud? Ei ole? Aga teie ehk juhtusite märkama selline väike kena varese tüdruk? Ei juhtunud. Aga teie olete täitsa sellise näoga, et ei ole või? Vaadake, ta oli terve pealelõuna täitsa tujust ära. See ei ole muidu mingi näitaja. Printsess võib enesele pisukesi pirtsakusi lubada. Mis? Ma ei olegi teile rääkinud, et Krõõt on printsess. Teate, meil on seal all pargis terve kuningriik, Vareste kuningriik. Näete, männiladvad paistavad aknast kätte. Seal me elame. Meil on seal pesad.
Me oleme teiega juba nagu naabrid või nii. Meil on kuningas ka, Herbert Esimene ja valitseb tema kallis kaasa Hermine. Aga ma kuulsin, mis sa ütlesid. Aga ma ära räägin. Oi, mis ma nüüd ütlesin? Kuule, paitihane tiuks, ära seda Herbertile räägi, et ma nii ütlesin. Piinlik on, aga kõik ju teavad. Miks sa nende tütre järele kraaksud? Krõõt on nii ilus, siidiste sulgedega, pika sabaga, mustasilmne ja nii tujukas. Armunud oled või? Mine nüüd. Meil oli parasjagu Vareste üldkogu. Me arutasime, mida keegi jõululauale tuua saab ja siis teatas Krõõt, et tahab jõuluvana. Täitsa lapsik. Emmeissi teevad talle niigi palju kingitusi. Kas neist veel vähe on? Aga Ricardo poleks pidanud teda selle jõuluvana soovi pärast narrima. Noh, ja Krõõt pani solvunult tiibade plaginal minema ja keegi pole teda enam näinud. Varsti on jõuluõhtu käes. Herbert Esimene saatis mind Krõõta otsima. Miks just sind, Jaak Hädavarest? Et mu hüüdnimi teil ka kellelgi meelest ei lähe. Noh, kukkusin tibuna ämbrisse. Ilus kollane plastmassämber oli. Läksin vaatama, kelle pesa see on. Ei tabanud varvastega serva ja sopsti sisse. Ämber ei olnud päris tühi. Te ei taha kuulda, mis minust edasi sai. Aga noh, siis ma olen ja Krõõta ei ole. Krõõt! Ae! Kuula. Kas te ei kuulnud? Siin on keegi. Tihane tiuks. Mine vaata sealt poolt. Ma lähen siit. Krõõt, miks sa mulle ei vastanud? Mis sinuga on? Kas keegi tegi sulle haiget? Kas poisid loopisid kividega? Kojamees ähvardas luuaga? Kass tegi nägusid? Palun, räägi minuga. Jaak, ma olen nii õnnetu. Oeh, rääkima hakkas. Mis sind õnnetuks teeb, mu printsess? Ma käisin koolis. Noh, see pole mingi õnnetus. Koolis tulebki käia. Koolis käimisest on kasu. Lapsed viskavad mõnikord koolimaja ümbrusesse prahti maha. Te ei usu? Viskavad. Ja ikka on mõni kartuliplõks pakisoppi jäänud.
kartulikrõpsud on mu lemmikud. Aga ükskord, te nagunii ei usu, oli maas poolik jäätis vahvliga. Vahvlijäätis on mu lemmik. Topsi pärast ma viisin selle pessa ja nädal aega nokitsesin. Ma käisin klassiruumi aknal. Vaat seda ei maksa küll teha. Sealt võib midagi külge jääda. Söök akna taga veel, aga klassiruumi. Noh, ja mis sinuga seal juhtus? Seal oli see õpetaja, see tumeda peaga. Ta rääkis lastele jõuludest. Ta ütles, et jõuluvana täidab kõik laste salaunistused. Mis ma sulle sellest räägin? Sa ei saa ju niikuinii aru. Saan küll. Ei saa. Saan küll. Ei saa. Olgu peale, ei saa. Näed nüüd, isegi sina ei saa minust aru. Noh, äkki katsuks seletada. Jaak, ära sa kellelegi räägi. Aga mul on üks salaunistus. Noh, Ja sellepärast tahan enesele jõuluvana, et see minu unistuse täidaks. noh, ja selle tühja asja pärast oli vaja nii palju nutta. Sa oled ju printsess, ütled isale ja pühadeks on sul neid jõuluvanu terve pinu täis. Küll kuningas juba oma kukumunale muretseb. Ei ole ma mingi kukumuna. Kukud olid siis veel kõik lõunamaal, kui ema mu välja haudus. See on sihuke metahvoor. Noh, et öeldakse nii ja mõeldakse teisiti. See on valetamine. Ei tabanud mõtet. Selgitan. Kuula. Kui mina sulle ütlen, et sa mu väike vastik pikakoevaline valge peletis, siis ma hoopis mõtlen, et Ei mõtle. mõtlen küll. Ei mõtle. Mõtlen ikka. Miks siis mina mõelda ei või? Võid küll. Keerlevaid langevaid helmeid on täis, kõik laatus ja uinuvad puud. Sadu viib endaga lendlema meid, hea hetk, kus soovida ei mõista muud. Talveöö valguses sädenev läid, näol suulamas helmeid ja suud. Helkjate pilvede aeglane käik ja vaikselt, õige vaikselt heljub tuul. Las meid veel kallis olla teel, ühes koos kauneimalt talveööl. Las meid veel kallis olla
ohoo, vahi, kes siin tiiba ripsutavad. Tibukesed noklevad siin ja meie pahad poisid segasime. Pruut ja peigmees paraspaar, taevas paistab vikerkaar. Ei paista. Jaak Hädavares ka ämbrist välja saanud. Ega nuttagi. Mu printsess, lubage ennast teie isa lossi saata. Nemad juba muretsevad seal. Krõõt laseb ennast vaikides minema viia. Vaatab veel üle õla Jaagu poole, kui lahkub. Noh, ja nii on see minuga alati. Keegi näpsab priske sindikamara otse nokka alt ära või varuks pandud saiakooriku puuõõnest või saabuvad Herbert ja Hermine kaaskonnaga. Teie minge kahekesi õpetaja Ella tagaaeda kompostihunniku juurde. Tema on korralik inimene, on oma õunakeldri jõulude eel üle vaadanud ja mädaplekkidega õunad välja visanud. Missugused raiskajad on need inimesed. Mädaplekkide kõrval on ju terve amps korralikku õuna. Ja seemned, neid ei sööda üldse, kui joodirikkad need on, pepsid laristajad. Teie, võtke need sarappuupähklid, mis Jaak Hädavares sügisel korjas ja viige orava emanda juurde. Las hammustab katki. 10 pähklit jätke talle töötasuks, mitte rohkem. Ja hoidke ise ka oma nokad kinni. Mul on loetud. Ricardo läheb poistega kompostihunnikuid üle vaatama, kas on kapsajuurikaid ja kaalikakoori, mis pidulaud ilma värske juurviljata on. Ma tean küll teid mehi, kui kuskilt heeringa pea kätte saate ja õllepudelit peale nuusutate, on teie meelest pidu missugune. Aga mina tahan, et vähemalt kord aastas jõululaual oleks rikkalik, mitmekesine, maitsev ja tervislik toit. Nii nagu õpetaja Pille kodundustunnis oma tüdrukutele õpetas. Vot nii. Kui Krõõt tuleb, siis läheb kohe tüdrukutega rabasse jõhvikaid korjama. Need on verivorsti naha kõrvale head salatiks. Ja seeni ärgu unustagu lume alt seeni otsimast. Kui Krõõt tuleb, kuhu mu kukumunake küll kaduda võis? Mis? Ei ole ta mingi kukumuna. Kõik kukud olid siis veel lõunamaal, kui mina juba haudusin. Ei, ega ma siis sedaviisi mõelnud. See on niisugune metafoor. Ütled üht, aga ega sellepärast ma siis nii mõtlen. Vaata, kallis, kui mina ütlen sulle kullatükk, siis... Ja mis siis? Siis mõtlen ma, et sa oled mulle palju kallim kui see hõbelusikas, mis meil lossilatva on peidetud. Olgu peale mu isand ja käskija. Tuleb Ricardo Krõõda ja poistega. Jaak lentsib kõige sabas. Minu lugupidamine, tõin jooksiku koju. Tubli poiss, Ricardo. Poiss nagu kotkas. Tütrekene, mis sa siis sedaviisi? Me muretsesime sinu pärast. Jah, jõhvikad on veel rabas. Mina pean siin üksi rabama. Oota nüüd sellega. Meie tütrel
paistab olevat mingi mure. Räägi, laps, issile ära. Kõigil on jõuluvana, ainult meil ei ole. Selles on siis asi. Aga mis asjandus see jõuluvana on? Mina tean, mis on jõuluilm, jõulukuusk, jõulusingikamar, aga jõuluvana ei tea. Pole kunagi näinud. Siin Rabaservas neid ei müüda. Jõuluvana täidab laste salasoovid. Õpetaja ise ütles. Siis hangime jõuluvana. Looda issile. Tahtsid tamagotšit, said tamagotši. Tahtsid Furbit, said Furby. Noh, Barbil oli tõesti pea natuke otsast ära. Ma tervet ei leidnud. Aga käed ja jalad olid ju alles. Oma lapse jaoks ei ole mul millestki kahju. Härbert, kullake, sa ei tunneks jõuluvana ka siis ära, kui see sulle pessa munele tuleks. Kuidas sa mõtled seda muretseda? Ah soo. Aga mida siis teha? Me peaksime mõne teadjama käest küsima. Küsida ei tea kelle käest. Varblase vanaema Vurvara on plikapõlves koguni Tallinnas elanud, enne kui siia pesitsema kolis. Ja harakaisand Leonti on palju reisinud mees. Ta olevat koguni rändlindudega suhelnud. Leonti lollike läks siis, kui parkmisplatsil broilerid müüdi ühe kaubiku kasti kanadega kudrutama. Juht lõi luugi kinni ja sõit läks Saaremaale. Võttis 2 kuud, enne kui oma kuuse otsa tagasi jõudis. Jutt on tal küll hea, aga... Jaa, see Vurvara. Muud ei ole, kui meil balletikoolis ja meil balletikoolis. Ise istus ainult aknalaual ja noris peenikestelt plikadelt raasukesi. Need ei tohtinud nagunii ise midagi süüa. Teame. Ikkagi on nemad rohkem ilma näinud, midagi kuulnud, nende kuuskede mändide vahelt väljas käinud. Jaak, kas sulle siin siis sugugi ei meeldi? Ricardo, võta poisid ja kutsu vanaema Vurvaras ja Leonti siia. Ruttu! Saabub Ricardo oma kambaga, tirides kaasa varblast. Ricardo lükkab varblase heide ette. Häbematu noormees, tiivad eemale, mida te endale lubate? Aitäh, kullake, kui sa veel selgitaksid mulle, miks mind mu soojast pesast välja kisti ja presto fortissimo siia tiriti, oleksin sulle äärmiselt tänulik. Vurvara, meil on sulle üks pisike küsimus. Et üks ainumane pisikene küsimus. Oi, mu kurk on haige. Hääl lausa kaob kuhugi, kui üks krõhusike kuuma jooki. Tooge talle käärinud vaarika jooki. Ja pange puhkrut ka sisse. 4, ei 5 tükki. Suhkrut pole kunagi üle
aru. Nonii, äärese rahvas, mida küsivad? Missugune on jõuluvana ja kust säädusi saab? Nii on lood. Meil balletikoolis. Hakkab jälle peale. Meil balletikoolis käis kunagi üks. Ma nägin teda eemalt, kaugelt. Vaadake, mina oli paraku see tagarea tüdruk. Ei märganud nad seal mu annet. Ütlesid, et jalad on lühikesed ja hüppe madal. Ega ma mõni kurg ole. Oleks võib-olla pidanud lauljaks hakkama. Paris, mon amour, excusez-moi, s'il vous plaît, une petit vaarikajook, mon garçon. Täitsa nokastanud teine. Vardasel on kana pea. Vanaema, aga jõuluvana. Jah, jõuluvana. Mäletan, meil oli pidu, väikesed luiged kõik tantsisid ja tantsisid. Niisugused puhmas peepudega seelikud seljas. Meil balletikoolis nimetati neid patškadeks. Ja siis ta tuli nii värviline. Aga vanaema, täpsemalt. Tulevad Ricardo ja tema kamp koos arakaisandaga. Mis see siis olgu, kui ma protesteerin? Niimoodi jõhkralt mind kodust välja tuua. Sa kutsutad mu vraki ära, rullnok. Häbi teil olgu. Herbert, ma nõuan selgitust. Anna andeks, Leonti. Mu poisid on vahel nii tormakad. Aga meil oli kiire leida üks targem lind. Sa oled palju reisinud mees. Kas sa jõuluvana oled juhtunud nägema? Muidugi ma olen jõuluvana näinud. Ta on sulitu kahejalgne. Kõnnib talveperioodil rüksakkiga ringi. Kuidas sa räägid? Rüksak tähendab kotti. Võõrkeeles. Midagi on kaugelt reisidelt meelde ka jäänud. Täname sind, Leonti, sinust oli palju abi. Astu nüüd tahapoole ja maitse meie jõuluroogasid. Arminia, kui kaunis sa täna välja näed. Pärlhall sobib su jumega imehästi. Ainult sinu järel. Kui sa oma valge diivakesega asetaksid mu vahtralehele killukese kilu pead ja tillukese tükkisid suurepärast selleri juurde. Kui palju tõotavalt käärinud vaarikajook. Siin tünnis bulksub. Kuulsite, poisid, otsige mu printsessile jõuluvana, kes oleks värviline ja kannaks kotti. No mis tooja selle eest saab? Jõuluvana leidjale kuulub. See kuldsõrmus, mis on mullu suvel bensuka juures leidsid.
printsess Krõõda tiib ja pool parki. Mida? 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 See võtke või jätke. See on minu suur võimalus elus edasi jõuda. Lenda, Ricardo, lenda kotkas, saad nõutud tasu. Mis te sabistate? Las toob jõuluvana kohale, siis vaatame. Vares vaaks lendab, tema järel tulevad 2 prouat hullude päevade kilekotte kandes. Vähemalt 4 kummalgi pika rabeda sammuga, nagu kartes hiljaks jääda, hästi võitlusvalmid, ise omavahel vadrates. Ja kus ma siis haarasin topist kinni ja tõmbasin selle kirju peaga tibi käest ära ja ütlesin, et mina nägin seda esimesena. Vihastas küll hirmsasti ja ütles, see pole tähtis. Aga topp oli minu. Mõtle, Calvin Kleini märk on peal. Uskumatu. Maksis ainult 300 krooni. Vana hind oli 600. Poole odavam. Tahad ma näitan? Muidugi. Aga ma sain viimase kasti servast kinni ja ladusin kärmud täis. Mõtle, poole odavam kui tavaliselt. Ainult ei mäleta, mis nendes purkides on. Peaks vaatama. No näed, vaata. Ikka need alla ingluse kilekotid on siin maas. Siin kusagil peab saama odavat kaupa. Lähme, kähku. Lähme jah, ruttu, muidu jääme ilma. Jõuavad Vareste juurde, hakkavad uudishimulikult ringi vaatama, olukorda uurima, laual olevat näppima. Näe, kohale meelitasin. 2 tükki kohe tulid Tallinna bussi pealt, suured kotid käes, palju unistusi sees, kõigile jätkub. See siin küll pood ei ole. Lähme tagasi. Jõuame veel kaubanduskeskusesse. Seal on Rakvere verivorsti kilo 3 krooni odavam kui meil nurga peal poes. Lähme jah, kaubamajja. Mul on veel Väinule, Mirtelile, Kaupo Kaarlile, Inge Airiinile kingitus ostmata. Tule, Elsa. Lähme. Sa vaak, vennas, ikka vaata ka, keda metsa tood. Need on ostuhullud. Ega siis jõuluvana kilekottidega käib. See oleks ebasoliidne. Jõuluvana kannab suuri kotte üle õla, seljas. Rüksak, ma ju ütlesin. Tuleb selgees tiibadega kutsuvaid liigutusi tehes Vares rooks. Tema kutsele järgnevad 2 suvilise olekuga Jaapani turisti, suured seljakotid seljas, fotokad ümber rippumas, statiiv üle õla, mobiiltelefon kaelas, hästi koormatud matkasellid. Tulge. Siin see extraordinario ja magnifico, vaid nature meil kõik. Jõuluvanad on ikka päris hullul puhta looduse järele. Poleks uskunudki. Konnichiwa. Sain nad Mari Metsara parajalt 2 jõhvika mätta vahelt. Algul vaatan 2 kivi. Seal pole eluaeg ühtki kivi olnud. Vaatan lähemalt. Jõuluvanad kükitavad.
sihivad päratu musta toruga üht pisikest sitika kribalat. Sellel suures külmas sussid püsti ja vuntsid härmas. Siis nägid mind, kukkusid mind sihtima. No ma panin kohe kase latva. Ikka sihtisid sindrid ja siis näen kotid. Samal ajal sätivad jaapanlased fototehnikat üles, vaatavad ja imestavad, tülitavad vareseid, kes neid võõrastavalt seiravad. Ohoo, mõtlen, ongi jõuluvanad, 2 tükki kohe. Jätkub printsessile, jätkub meile kõigile. Hakkan neid siis meelitama. Aga need panevad ainult mingit arusaamatut keelt või inglist. Noh, ma olen pika Kati tunni ajal kooli aknal käinud. Ma mõistan ka inglist panna. Ära tõin. Sorry, dear friends. A picture, please. Very good. Beautiful. Rooks, vii kohe tagasi, kust võtsid. Ei need küll jõuluvanad ole. Vurvara ütles, et värviline peab olema. Need ju puha kakivärvi kuubedes. Kuidas soovite? Kakivärvi ei kõlba. Mina siin näen vaeva. Ei hinnata. Rooks vii tagasi. Sorry, please, party is over. Go, go, go. Bye bye. Vaadake, Villem tuleb ja midagi värvilist on noka vahel. Kotti sellel küll seljas ei ole. Sähke, pisike teine on, aga ega jõuluvanad peagi suured olema. Armsad varesed, see on eksitus. Ma ei ole mingi jõuluvana. Ma olen kanaarilind. Minu nimi on Caruso. Mis Caruso? Kui sa kanaarilind oled, siis istu puuris. Sina aga koputasid parasjagu õppeala juhataja aknale. Tean küll, tahtsid tema tibudes ala soove täita. Mina krapsasin su kinni. Nüüd täidab printsess Krööda soovi. Oo, vabadus, kannatus on sinu hind. Ma ei tea, mis mulle sisse läks. Ma põgenesin. Puuri uks oli lahti. Õhuaken ka. Ma muudkui lendasin ja lendasin. Ma tahtsin olla metsik ja vaba nagu teie, varesed. Olen teid alati imetlenud. Aga siis hakkas külm ja kõht läks tühjaks ja igatsus tuli peale. Mõtlesin, et nüüd ma hukkun. Oli mul vaja selle hõbedase auto pakiruumi sooja pugeda. Nüüd ei tea ma isegi seda, kus ma olen. Mul on ainult üks soov. Tahan koju. Aidake head varesed jõuda. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Muidugi aitame. Tule söö midagi. Meil just on laud kaetud. Puhka veidi. Pidutse meiega. Küll meie jooguga su koju viime. Ma elan tegelikult Tallinnas. Ooperiteatrist üle tee. Ossa, poiss.
pealinnast. No küll me nõu leiame, kuidas sind aidata. Kui mulle jõuluvana tuuakse, siis ma annan salasoovi soovimise õiguse sulle. Mina võin oma unistustega järgmise aastani oodata. Ja millest Preili unistab, kui küsida tohib? Vaadake, et te naerma ei hakka, aga mina unistan, et mina Kas tõesti? oskan Uskumatu. päriselt. Eeldusi on? Tahaksin Seda annaks ju korraldada. esineda Ma võin proovida. üksinda. Ärge olge nii häbelik. Kindlasti saate hakkama. 99% tööd, ma ütlen, ja üks ainus protsent annet. Vaadake, sealt tuleb Ricardo jõuluvanaga. Kus sa tead? Äkki on jälle turist või muidu pealinnast? Näe, punane kuup ja kott seljas. Pisikene teine, suurele varesele vaevalt amps. Herbert, mõtle tütre peale. Austatud kuningapaar, printsess, kohalviibijad. Siin on teile jõuluvana ja minule kuulub õigusega kuningriik ja pool printsessi. Või oli see vastupidi? Lase lahti, tolgus. Kuhu sa mu tirisid? Mul jäi töö pooleli. Küll jõuluvana alles sulle näitab. Kitkub paljaks nagu supikuke. Tõrvab sinuga põdrasaani jalaseid. Tõmbab läbi soe müüri lööride. Topib nokkapidi. Ma ei taha öelda kuhu. Ja sihukest väikest, aga jubedat meest lastakse lastega tegelema, nende salasoove täitma. Mis salasoovid? Selleks on ju jõuluvana. Mina olen väga pikk. Mina tassin põnnidele kommi. Soovide jaoks on päälik ise. Nagu lapsele seleta. On selge. Ja nüüd vii mind suurte majade juurde tagasi. Ja siva. Jõuluvana, tule siia poole. See vares lendas. Näe sinna, päka nokkas. Poisid, tulge rutem. Ma nägin, kui ta päka ära röövis. Järele neile. Siin nad on. Päkka. Mutsutame ka. Mutsutame. Tere ja kallist jõuluaega, varese rahvas. Mis te siis nüüd niimoodi minu poisse hakkate pihta panema? See ei ole ilus. Ma poleks seda teist küll uskunud. Jõuluvana! See on üks suur eksitus. Seal on üle pea üks eksitus. Eksitus. Meil pole röövleid. Printsessi soov. Otsi too. Kus, mitte korraga. Kas mõni võtaks vaevaks mulle ka seletada?
meie printsessil on salasoov ja ta sai teada, et jõuluvana täidab selliseid soove. Ainult, et me ei teadnud, milline on jõuluvana ja kuidas temaga, see on teiega, ühendust võtta. Meie poisid andsid oma parima ega mõelnud midagi paha. Me austame oma kuningapaari ja armastame printsessi. Jaak. Kui ta vaid oma soovi ütleks, siis ma ise teeks kõik, et see täituks. Ükskõik mis, poleks mingit jõuluvana vaja. Ma ise. Jaak, tule. Sa ise oleks oma tüdrukule jõuluvana. No nii jääks ma ju hoopis ilma tööta, kui kõik sedasi üksteise soove täidaks, mis oleks muidugi tore. Igaühest võiks saada jõuluvana. Aga krõõt tibukene või peaks me ütlema kanakene, kabujalakene. Mis on sinu salasoov, mille pärast nii palju segadust on sündinud? Ma ei julge öelda. Ütle ikka. Keegi ei hakka ju selle üle naerma. Ütle. Ma tahaksin laulda soolot. Ja ütlesin jess. Vaat see on tore soov. Mingu see täide. Tasa, jõulukellad kajavad üle mitme ilmamaa. Kajab laul nüüd rõõmuga, jõulud tulnud ju. Jõulud tulnud ju. Häid pühi kõigile.